nii, vaatame, mis saab, me peaks olema nüüd laivis. igatahes, kui kõik on hästi ja tehnika meid alt ei vea, siis me peaks olema praegu laivis. nii, tšau-tšau kõigile, tšau-tšau. Ma küsin sinu käest, et miks me otsustasime selle laivi teha? nii, me otsustasime selle laivis sellepärast teha, sellepärast et inimesed jagavad, et neil on sees hirmud, neil on sees mingi ärevus, nende keha teeb midagi ja see on täiesti okei. me jagamegi seda, miks see keha nii tegema hakkab ja kuidas meil tuleks siis endale seda teadlikkust tõsta. Kõigepealt teadlikult saada aru, et see on normaalne, see on normaalne. Hmm. Et mitte lasta sellel mindsetil siis nüüd hakata siin nagu mõtlema, et mis minuga viga on, miks, kuhu ma pean minema, et ma ei, nagu ei hakkaks ennast hulluks ketrama, vaid saaksin aru, et see tõusmine, me oleme nii alla surutud, Mhm. tõusmine hirmudest, häbist, vihast, süütundest, armastusse käibki niimoodi. Mhm. ja selle laiviga on nii lahe, et meil ei ole mingit skripti ega midagi ette ei olnud, aga me mõtlesime jah, Triinuga, et me tuleme, teeme laivi, et pöörata ümber see kartus või hirm, et kui me näiteks alustame muutmist, eriti mis toimub sellise, kui alateaduse kallale päris minnakse ja energeetiliselt mingid muutused toimuvad, siis inimesed kogevad väga tihti sellist tugevat tagasilööki, mis tekitab vahest ka täitsa hirmu, et appi, ma hakkan ära surema, sest ma tunnen ennast nii kehvasti, mul on süda nii paha, mul süda puperdab sees, nii edasi. siis me mõtlesime, et me tuleme, teeme laivi ja jagame seda köögi poolt, miks see nii on ja kas tegelikult on üldse vaja midagi karta seal selle protsessi juures. et see oli selle laivi nagu mõte, et selle laiviga tuua valgust sellesse, mis juhtub siis, kui me hakkame ennast muutma, eriti kui teeme üks-ühele seansse näiteks. Mhm. Vaata, siin ongi seesama koht, et kui mina jagasin oma elu, ehk siis kui ma käisin 2006 kuni 2016, käisin ühe terapeudi juurest kolmanda juurde, ühe arsti juurest, keegi ei saanud mul aru ja mitte keegi ei osanud öelda juurpõhjust. Ja see juurpõhjus ongi see pool, et meil on hirm muutumise ees, sest see on teadmatus ja mida kardab alateadvus. Ta ei tea, mis edasi tuleb, ta ei tea ja ta läheb täiesti, keha läheb täiesti selles mõttes nagu segadusse ja siin on vaja teadlikkust, kõigepealt teadlikult aru saada see muutumine ongi niimoodi ja alateadvusele öelda, ma nüüd muutun. Sa võid täiesti rahulikult olla, et ei hakkaks ketrama peas neid mõtteid, mis minuga on, miks mu keha väriseb, ei värise. Me tõuseme, keha pole saanud armastust kordagi ja selles mõttes me muudame energiat, ehk siis muutus lähebki läbi muutes energiat, muutub meie keha, aga keha ongi siis see, mis tuleb nagu, me teeme muudatuse energias ära ja keha hakkab siis vaikselt, ehk siis peale seanssi hakkavad ju need asjad on ju, siis hakkab kehas mingisugune toimuma ja siis inimene mõtleb, mis nüüd on, tegelikult ei ole mitte midagi. Seepärast me vaikselt muutumegi, kui energia muutub ära, ehk siis seansi ajal tegime hirmudest armastusse ja see võis olla mõne jaoks väga suur hüpe. Me tõmbasime sisse ainult kõrgemad kihid, armastus, rõõm, rahu, tänulikkus. Aga kui ta ei ole kunagi nendes olnud, ta ei olegi hommikuti tõusnud üles, oi, ma olen nii tänulik, et ma olen siin, siis see on tema jaoks uus vibratsioon. Ja siis keha nagu ehmatab, jah. ja ma jagaks oma vaatenurga sellest kõigest, nii palju kui mina sellest nagu aru saan ja ka oma kogemust sellest, et esiteks nagu teaduslikult, mis meie kehas toimub ja miks see asi on kõik nii hirmutav. sest et kui me tuleme siia ilma, me hakkame kogema mingeid asju ja nagu Triin ütles, alateadvusele kõige suurem hirm on tundmatus. ja kui me oleme olnud mingisuguses emotsionaalses seisundis, siis meie keha on harjunud olema selles kemikaalis, sest et emotsioon ei ole mitte midagi kui mingite kemikaalide siis laskmine
meie kehasse, et siin hakkavad kõigepealt meil ajus hakkavad pihta need neurotransmitterid, siis on neuropeptiidid ja lõpuks on need hormoonid, mis väljutavad siis mingeid emotsioone. ja kui keha on harjunud olema nüüd mingisuguses seisus, olgu see siis süütunne, olgu see siis väärtuse tunne, mis iganes see on, keha on selles harjunud ja see on tuttav. ja nüüd, kui emotsioon muutub, ehk siis kehal tekib mingi täiesti teistsugune emotsioon sisse, siis alateadvusele ja kehale mõlemal ongi see, et midagi on liimist lahti, ma ei ole enam selles keskkonnas, kus ma ennem olin, mu kehas on midagi täiesti totaalselt toimumas. ja kuna alateadvus ja keha tahavad taastada seda, mis oli, siis ta hakkabki viskama esiteks viskab sulle igast vabandusi, see on kõik nii metsas, ära enam kunagi ühtegi seanssi tee, vaata, mida sa endale lood siin. ja kehal ka, et keha saaks taastada seda vanat emotsionaalset seisundit, kus ta on harjunud olema. See ei tähenda, et see on hea, aga kus ta on harjunud olema, siis ta hakkab ka andma samamoodi impulse, lähebki pea valutama, süda pahaks. peaasi, et sa ei valiks jätkata seda, mida sa tegid. et see on nagu selles suhtes meie keha ja aju kaitserefleks, et hoida meid samas tuttavas kogu aeg. aga hästi lihtne näide on see, et kui sa soovid lasta vibuga noolt, sa paned noole vibule ja lased siitsamast lahti, sa ei saa seda noolt lennutada. mida rohkem sa tagasi tõmbad, seda kaugemale see nool lendab. ehk siis, kui me tahame minna edasi, me peame olema valmis, et me läheme kõigepealt tagasi. sama asi on see, kui ma tahan alt nagu hüpata üles, ma pean kõigepealt võtma hoogu, et üles hüpata. ma ei saa hüpata kohe üles. et sellepärast ka see protsess on alati, me peame millestki vabanema, et saaks midagi uut tulla. ja minu enda kogemus oli, selline lähedasem kogemus oli eelmine aasta kevadel. Kaidi Karilaidi väljakutses ma osalesin ja seal samamoodi alateadvust häkkis korralikult lahti. ja ma olin 1,5 kuud sellises kohas, et ma tundsin, et ma ei saa mitte midagi aru, miks ma siin maailmas olen ja kõik oli nagu, kuigi enne seda oli väga selge siht ja kõik oli nii laiali. ja mis mind aitas sellest kõigest läbi, oli see arusaam. kui me ehitame Lego klotsidest maja, ehitame selle üles. nüüd, kui me hakkame sealt võtma osasid ära ja paneme tagasi, siis maja jääb tegelikult alles, tema välimus lihtsalt muutub. kui ma tahan ehitada midagi totaalselt uut, siis ma pean lammutama selle maja täiesti algosadeks, võtma ta kõige väiksemateks osadeks. ja täpselt sama on meie elus. kui ma teen väikseid muudatusi, teen iga päev väikse valiku, siis ongi, elu vaikselt muutub, aga see struktuur jääb samaks, kus ma eksisteerin. aga nüüd, mida siin Triinu näiteks oma nende seanssidega teeb, ta lammutab su nagu põhimõtteliselt nagu algosadeks. nüüd on see koht, kus sa oled nagu appi, ma ei saa mitte midagi aru. ja minul oligi sel hetkel, et ma olen nüüd kohas, kus ma saan luua midagi totaalselt uut, sest vana on nii lagunenud. ma ei saa mitte midagi aru, ma olen algosadeks. järelikult ma saan luua midagi täiesti uut. mitte ei lähe, ma tahan seda vana maja tagasi, sest seal on nii mõnus elada. ma tahan midagi uut, et see on see minu enda nägemus kõigest sellest ja sellest protsessist. no eks see nii ongi, vaata, sellepärast et kui me kõik kirjutame, mis hirmud meil on ju, noh, see on ju vana energia, selles mõttes selle energiaga enam ei saa midagi luua. seega selle me lahustasime ära, lasime lahti, võtsime asemele uue energia. ja nüüd ongi see pool, et see integreerimine võtab aega, aga see on protsess, vaata. algul toimubki selles mõttes see nagu on segadus, võib lootusetu tulla, mis nüüd toimub, on ju. aga tegelikult me nagu vaikselt joondame ennast selles mõttes sinna õigesse energiasse, sest me oleme kogu aeg ju vales sageduses. kõik see aeg oleme päästnud oma vanemaid, allunud neile, kandnud nende hirme, vihasid ja sellepärast meid äratataksegi üles. universum äratab meid üles, et halloo, aitab nende vanemate koormate kandmises. terve seljakott on täis, on ju. ma pidin isegi siruli olema selles mõttes, et aru saada, et ma olen vales energias. ma kannan valet koormat, ma vastutan vale. ma olen võtnud nii suure vastutuse, kandes teiste inimeste energiaid. ehk siis see näitab seda, et see puudub vastutus iseenda eest. ma ei teadnud, et mul tuleb iseenda eest vastutada, mul oli selle tunne, et ma pean kõigi eest vastutama. noh, palju õnne, on ju, et siis see on ju päris õudne koht, on ju. meil tuleb hakata sealt nüüd vastutama iseenda energia eest, iseenda tervenemise eest ja sealt ülesse tulema. ja see vabastamise seansid ongi niimoodi, et see oli veel, ütleks niimoodi, et see kõige leebem meetod, sest hologrammiga me täpime sinna selles mõttes sinna juure põhjuseni. nii et see oli veel leebe. nüüd ongi see pool, et kus tasandil keegi inimene on ju. kui siin hakkas halb, siis see näitab seda, et
tuleb teha tööd endaga, see on märk selleks, et tuleb teha tööd, et saada kõrgemale sagedusele ja mitte ära ehmatada. jah. Ma tooks ühe vaatenurga veel siia, sest et Rainer küsis teises laivis vist, sest ma vaatasin seda järgi. seal oli see, et kui me hakkame nagu tegelema, miks siis tulevad mingisugused uued asjad üles, mingid uued need. see ongi see, et kui sa võtad selle Pandora laekal kaane pealt ära, sa hakkadki võtma, siis ongi see, et, sest et ennem esiteks sa ei olnud valmis vaatama ise sellele otsa kõigele, mis sinu sees peidus on. ja teine on see, et kui sa võtad selle korgi ära, siis ta hakkabki sealt andma, universum hakkabki sulle pinnale andma ja märku näed, kuule, sul on veel see vaja lahustada, sul on vaja see lahustada. sest et nii palju on, minul on endal teekonnal olnud neid asju ka, et sa käid seda teekonda, mõtled, et oh, ma olen juba nagu päris mõnusas kohas, ja siis mingitel hetkel sa vajud nagu nii põhja, ärritud nii lihtsate asjade peale, nagu lähed niimoodi käima, saad aru, et näed, mul on veel mingid asjad siin sees, aga alguses teed selle valeks, et ma juba olin ju spirituaalne ja ma olen kõik nii hea juba, miks ma siis vihastan inimeste peale. aga see kõik on seal sinu sees seedinud ja lõpuks tulnud pinnale ja davai, korja mind nüüd sealt ära või surud uuesti jälle tagasi. et see on loomulik protsess, et kui me hakkame tegelema, siis hakkab, ma tahaks öelda nagu konkreetselt paska tulema välja sealt kõik. nõus, ma ütlekski niimoodi, et kui mina alustasin, siis ma 3 sammu sain teha uksest välja, esimene trigger ja hakkasin vabastama, sain 3 sammu minna, järgmine, nii et tegelikult nagu see neid hakkab tulema, sest et su keha on nii täis neid vanu energiaid ja ta ei jõua enam kanda ja siis on tõesti see pool ja hing tegelikult rõõmustab. ometigi sa hakkasid tööle. nii et tegelikult hing rõõmustab, nii et nüüd on see pool, et kas sa tõesti surud alla või ütled, nii, ma tahan nüüd lahti lasta. kas sa õpid mingi tehnika selgeks, hakkad kogu aeg vabastama ja saad hakata tulema ülesse, kuhu kohta, küllusesse, rikkusesse. siin toimub elu, mitte seal hirmudes, seal on selles mõttes vana energia, vana maailm. meie elu toimub teises sageduses, külluses, rikkuses ja see on võimalik kõigile. see on see sagedus ja siis on nagu noh, ma juba natukene saan seda tunda, nii et väga munna on. mm. mul tuli hästi huvitav analoog praegu, mis selgitab natuke seda ka, miks meil läheb nagu asi halvaks alguses, jamaks, tagasilöök. kujuta ette purki või mis iganes anumat, sul on vesi, sul on puhas vesi, aga elu sees on sinna visatud kogu aeg liivaterasid. Need on vajunud sul põhja. aga see liivatera on, no ütleme, selline, mitte nagu päris liivatera, mis hästi kiiresti põhja vajub, vaid ta võib ka nagu natukene hõljuda, et midagi sellist, mis hõljub, aga vajub ikkagi lõpuks põhja. nüüd on see, et kui sa hakkad puhastama või neid vabastama, sa keerad selle kogu selle vee seal sogaseks, et sa saaksid hakata sõelaga võtma neid terasid välja. aga mis juhtub veega kõigepealt on ju, kui sa selle põhjas selle kõik sealt üles ketrad, ta läheb nii sogaseks, et sa ei näe mitte midagi ja see ongi see, et appi, ma olen kadunud, ma ei tea, mis saab, aga nüüd sa võtadki sõelaga kõik need asjad sealt vaikselt ära ja kogu vesi on otsast lõpuni lõpuks sul täitsa puhas. selline huvitav analoog tuli praegu. Sest tegelikult ütleme niimoodi, et kui me olemegi väga halvas kohas, on ju, et ma mäletan samamoodi, et kui keegi ütleb, et ole tänulik millegi ees, aga sa oled nii sitas kohas, on ju, saaks tegelikult kellelegi virutada, sest see on nagu persse, mis asja, kus ma olen, on ju. aga need mängud käivadki niimoodi, et meid visataksegi nii hullu kohta. siin on ainult vaja seda teadlikkust, et mul on võimalik sealt välja tulla, et on küll sitt, ma saan aru, see võib olla tõesti, no ma ütleks, et tegelikult see oli naljas, tegelikult asi kaugel. tegelikult, kui me päriselt seal oleme, siis on selles mõttes nagu noh, mõtledki täiesti nõmedaid mõtteid ja mõtledki nagu noh, mis toimub, on ju, ja veel ja kui peaks veel, keegi küsib raha veel ka veel, et tahad nagu umbes nagu, et ma siin pakun, et kuule, tule nüüd ära, on ju, et teeme 3 kuud levelit, on ju, siis sa näed seda rahasummas, mõtled, oh my god, mis asja, on ju. ma praegust vaatan, et ma ellu saaks jääda. mul pole. aga need on ainukesed kohad, kus sa lihtsalt leiad need vahendid, sest sa mõtled, et sa ei taha enam seda elu. et palun näidake mulle, milline see uus reaalsus on ja siis, kui sa selle nagu otsuse ära teed, siis hakkad sealt üles turnima, siis on, lähed nendest kihtidest läbi, nii et noh, ma ütlengi, et täna on juba no ikka väga mõnus olla. seal on hästi oluline mõista, ma arvan, et selle asja juures võib-olla kõige olulisem aspekt ongi see nagu, et sa saad aru, et sina oled praegu siin ja sinu soovitud elu on siin
ja seal vahel on Sita jõgi. nüüd ongi see, et see on River of Change, Joe Dispenza nimetab seda. ja kui sa lähed siit ära, sa lähed sellesse jõkke, kus sul on hästi ebameeldiv. ja nüüd kaks asja, esiteks on see, et kui sul läks asi sitaks nii-öelda, siis on see, et ole tänulik, midagi läks muutusesse. See on juba see, et isegi kui läks allapoole, see ongi, midagi toimub, lahe. See on juba see mõtteviisi muutus, et midagi toimub, sest nüüd sa oled seal jões. nüüd on küsimus lihtsalt, kas ma jään siia jõkke või ma lähen edasi ja jõuan teisele kaldale. et see on Mhm. see, et kas ma jätkan või ei jätka ja hästi lahe ütlus on ka, et kui sa juba oled kuskil seal sita sees, ära kunagi pead norgu lase. onju. kui sa oled kaelani sita, siis ära pead norgu jumala eest lase. mine Sest edasi. tegelikult need kõige suuremad, just seesama, et me kõik tegelikult lükatakse siia maa peale, meid kõik lükatakse siia maa peale ja nüüd on täpselt see pool, et millise karmakoorma sa siis saad, on ju, kui sügavale sind siis sinna nagu on lükatud, et hakata sealt välja ronima, on ju. mõni saab kiiremini, aga kui sa selle enda väärtuse, selle kalliskivi väärtuse kätte saad, siis sa saad aru, et see mägi ronimine, mida sa nagu teed, vahet pole, kui kaua sa teed, see on seda väärt. sa saad teada, milline väärtus sul on ja kes sa oled. ja see tunne on sinu sees ja mitte keegi seda ära ei saa võtta ja selle baasilt on hea elada. Mhm. kuidas sa tunned, ma arvan, et see põhisõnum saigi öeldud, et kui läheb asi halvaks, siis esiteks on see, et tänulik, et asi muutusse läks ja nüüd on vaja lihtsalt edasi minna ja usaldada, et see kõik on osa protsessist. et see on Mhm. osa protsessist ja lihtsalt see ongi muutuse loomiseks vajalik läbi käia. ja ma lihtsalt võib-olla jagan seda, sest tõesti nagu ülitundlikud, nagu me tegelikult kõik oleme ja siis see tegelikult tõesti see süda ju reageerib, on ju. ehk see tähendab seda, et süda läheb kiiremaks ja ma mäletan, see oli õudne aeg, ütleme, et sõna otseses mõttes, aga et see teile, kes siis üles tulete, ei oleks nii õudne, vaid siin on vaja tõesti selles mõttes seda mõtetega luua rahu, 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 mitte minna stressi, et ma mõtlen jah, hingamine on number üks, et hakata hingama, et nii kui tuleb see hirmuhoog, et ei suruks alla, vaid hingama, sest nii kui keha saab, aju saab hapnikku, siis tegelikult keha kõik rahuneb maha. et kui me nagu tuleb hirm, siis on see pool, et automaatselt ju on meid õpetatud alla suruma, aga nüüd on see koht, kus me hakkame seda vabastama ja üks asi ongi see pool, et mida sa siis teed, kas hakkad hingama ja teine asi on see, et ütled iseendale, et ma olen valmis lahti laskma selle hirmu. ja sa ei pruugigi seda hirmu teada, mis see on, sa lihtsalt ütled, et mina olen valmis lahti laskma ja siis sa tunned, et tegelikult kõik hirmud tahavad kehast ära minna ja kui sa selle ütled, siis sa tegelikult hakkad haigutama või ükskõik, kuidas sa protsessid, mõni hakkab lihtsalt nagu, kuidas keha nagu tegema hakkab. et see ongi see pool, et see südame energia, mis on tegelikult, et kuna ma räägin, see südame puhastus ongi see pool, et jõuda nagu südameni, et kui me selle süütunde saame ära, hirmudest saame lahti, siis see südame energia läheb tööle, sest süda ongi siis see meie magnetväli, mis hakkabki selles mõttes, saame ühenduse iseendaga ja iseenda armastusega ja saame selle nagu jama kõik endalt ära, siis on hea olla lihtsalt, siis ei teki enam seda kohta, et see süda nagu läheb pingesse, aga see on nende siis, kui me kanname neid vanu energiaid ja hirme, just hirmud, siis need annavad selle tunde meie kehasse. Aga nüüd on see pool, et ei lähe selle tundega nagu hulluks, vaid teadlikult ma vabastan, kohe võtta kas seesama hirmuseanss või siis küsida abi, et sa ei jääks selles mõttes sinna hirmu sisse, sest sealt tuleb nagu vabastada ta. iga hirm, mis märku annab, tahab tegelikult vabaks saada. ja nii ongi. ma toon veel ühe huvitava mõtte, mis ma nüüd ise hakanud praktiseerima, sest et kuna aega, see võib mõne jaoks olla natukene üle pea kontseptsioon, kuna aega ei eksisteeri, et kõik on, mis on minevikus olnud, on nüüd tegelikult minu mineviku versioonid minust. ja nüüd ongi see, et kui mul tuleb mingi emotsioon üles, siis see ei ole tegelikult minu emotsioon, vaid see on minu eelmise versiooni emotsioon ja ma võin, mida mina olen hakanud tegema, et ma kujutangi ette, et see on nagu minu vana versioon, kas või siis väike Armin näiteks. ja ongi see, et
kõik on tegelikult hästi, sa oled hoitud turvaline, sa oled turvalises keskkonnas tundma seda emotsiooni. Et ma loon iseendale selle hoituse ka, et mul ei ole hirmu, et ma suren kuskil ära mingi emotsiooni kätte. et sisestangi endale, et ja räägin nagu iseendaga, vana versiooni, kes tunneb seda emotsiooni, et sa oled täiesti turvalises kohas, julgelt kogema seda emotsiooni, mida sa praegu koged. mitte midagi ei Mhm. juhtu. See ongi see pool, et tegelikult nagu emotsioonid on turvalised, aga vaata, see hirm tundub vahepeal nii suur, aga tegelikult sellega ei juhtu meiega mitte midagi, et su keha jääb terveks, hing jääb terveks, et kõik emotsioonid on turvalised ja täiesti turvaline on need ka vabaks lasta. Me ei pea neid enam hoidma, sest meil on, see ongi selle kehastuse ju õppetund, et me tuleksime ära kuu kohta ühendusse iseendaga, iseenda südamega, hakkaksime elama täpselt nii, nagu meie hing soovib. Sest see ongi minu arust see pool, et kui me oleme vanades programmides, siis me lihtsalt ei kuula iseennast. Me töötame või surnuks ja me ei kuula iseennast, kujutad ette või? See on nagu minu enda jaoks nagu kõige olulisem, et me nagu hakkaksime kuulama, mida meie ise tahame. Et siis saad nagu hakata muutma oma elu mul ja tuli veel üks nii lahe, jah, sul jäi panema pooleli. ennast panema ennast nagu esikohale, sest et see vana versioon oli see, et töö on oluline, aga täna me oleme uues ajastus ja meie oleme kõige olulisemad siin maa peal. just. mul tuli veel üks huvitav mõte, kui sul on mingisugune varandus, ükskõik natukenegi sügaval, kuskil meetri sügavusel, kui sa hakkad seda välja kaevama, pealispind on sul ilus, roheline, muru, kõik nagu noh, siis sa võtad selle muru sealt pealt ära ja sa võtad selle juured ja siis sa jõuad sinna mulla sisse, mis on must ja võib-olla lögane ja raske. ja siis sa jõuad lõpuks selle aardeni. et see ongi täpselt sama asi, et sa võtad selle ilusa kihi ära, kus sa oled harjunud olema, lähed sinna muda sisse ja siis sealt alt leiad lõpuks selle, mida sa otsid. Sest need maske on ju meid õpetatud ju meeldima kõigile, kõigele. Neid on ju nii palju, ellujäämisrežiim on see, meeldida, et ellu jääda, teha on täpselt nii, nagu teised tahavad. jah, enda hinge maha müüa, mulle meeldib seda mõelda nagu sellisel kujul, et kui me, sest et on need standardid, mida siis ütleme, ühiskond on loonud ja siis mida meie lähedased inimesed meie kohta nagu, mida nad tahavad, näiteks, et ole selline või ole selline. ja nüüd, kui ma üritan sobituda sellesse hinnangute kasti või normaalsusesse, siis ma põhimõtteliselt lõikan ära omal käed, lõikan ära jalad, mis iganes veel, et ma mahuksin sinna kasti, kus teised tahavad, et ma oleksin. ja see on minu arust nagu kõige suurem vägivald enda vastu üldse. ongi ja sellepärast ma ütlengi, et ärevus, depressioon, mis iganes haigus, see on sõnum, tule ära sealt, kus sa oled, hakka vaata enda sisse, hakka elama oma elu. Ja siis saab keha hakata tervenema. ma jagaks ühte mõnusat nippi ka, kui ma sain selle ühelt tegelaselt ja see on nii äge vaadata, kuidas meie keha tegelikult teab, kuidas ennast rahustada, et kui sul tulebki see mingisugune ärevushoog üles ja hirm läheb nii suureks, et on spetsiifiline hingamine, siis kui sa vaatad, kuidas me inimestena nutame, kui laps nutab, ta nutab enam-vähem niimoodi, et ja siis laseb mingi oru jälle, siis tõmbab jälle ja laseb välja ja siis ongi teadlased välja selgitanud, et selline hästi rahustav hingamine on 2 kiiret sisse nina kaudu ja 1 pikk välja suu kaudu. see imiteeribki tegelikult põhimõtteliselt nagu nuttu. Aga minuga, vaata, ma lihtsalt praegu siin tuli ka see pool, et kui mina selles mõttes selle maski all elasin, on ju, ma ei saanud aru, mida mu keha teeb, tegi kogu aeg nuuksus. Ma elasin kõik näpud püsti, veel oli, endal oli ärevus põhjas ikkagi veel näpud püsti, on ju, aga mida ma tundsin selle keha või noh, sellel ajal on ju, millest ma nagu nüüd tagantjärgi sain hiljem, kogu aeg keha nuuksus. Niimoodi no käis. näed, Keha sellepärast andis märku, aga ma ei saanud midagi aru, keha sisemiselt lihtsalt nuttis, aga see oli lihtsalt üks märguanne, mida ma täna oskan jagada. Kogu aeg tegi, mõtlesin, mis mul viga on, lähen teatrisse või kuidas. Noh, niimoodi teeb, et noh, tegelikult keha räägib meiega kõigega, on ju, aga nüüd, kus ma olen need kõik ära vabastanud, siis mu keha enam ei tee seda, nii et see kehateadvus on ikkagi kõige olulisem, mida tulebki kuulata, et ennast sealt välja tuua.
keha teab. nii lahe. on sul midagi veel lisada? minul praegu sai otsa. Võib-olla ainult see, et me siin neljapäevani hoiame seda nagu üleval, et siis jälle järgmist väljakutset teha. Ja veel paremini ja veel ägedamini, sest ma tegelikult sain aru, et ma andsin liiga palju, nii palju ülesandeid oli ja ma ei tea, kui palju keegi sai tehtud ja et teha võib-olla natuke teistmoodi. Nii et selles mõttes hoian neljapäevani üleval ja kes nagu vähegi nagu tahab muutuda ja sealt nagu ära tulla, siis küsi julgelt abi ja vali see, mis sulle hingele sobib, ongi kõik. Et peaasi, et sa ei jääks nagu üksinda sinna kannatusse, vaid sa teaksid, et on olemas lahendus. Ongi kõik. jah, et juba Investeeringi. Mhm. kui sa juba Muutse jões oled, siis ulata see, siruta käsi välja teisele poole kaldale, et keegi sind sealt välja tõmbaks, et sa ei Seal on jääks vaja sinna abi. sisse. Jah, seal on vaja abi, sest ma ei oleks ka ise saanud välja, nii et selles mõttes ja täna ma olen väljas ja täna mul on hea jagada teistele, anda nagu oma abikäsi, et nii, tule ära siiapoole küllusesse, siin on väga mõnus. Nii et ja. Nii et ma olen ülitänulik kõik, kes selle siin kaasa tegid ja vaatasid ja küsi julgelt abi on minu sõnum, et sa ei jääks sinna üksinda. Aga aitäh kõigile ja aitäh sulle, Armin, et sa aitäh olid sulle, ja et sa toetasid mind väga palju. Aitäh, aitäh, et sa võtsid vastu. võtsin, aitäh sulle. Aga ka tšau. aitäh kõigile teistele ja tšau ka.